Nii teevist se juhtutut. Tuleb välja, et tema ongi meie uus reisijuht. Ise veel ei räägigi, aga vaata, kõik kuuletuvad. Kõik on kohe Ordnungis. On teada, et pulli hakkab saama. Mida on vaja lapsel rõõmuks? Kui ema autovõtmeid. Ja tema ütlebki, millal meil on peatus. Stop! Ja millal vajutame gaasi. Ja teie veel arvasite, et meil jääb lapse pärast midagi tegemata. Vastupidi, kõik teeme ära. Laps magab seal taga. Meil on nüüd selline situatsioon. 850 krooni. Väga hea, raha tuleb, klotsi tuleb, tähistame, lähme restorani, maksame kohe trahvi ära ja tuleb kohe Kullamäed tulevad kohe peale. Usu mind, tuleb. Täna õhtust ise. See 3,5 lihtsalt tähendabki poole rohkem seiklusi ja sekeldusi, nii et meil on matemaatika täiesti paigas. Elu ei saa 30-ndates läbi, et sellised karavani ja bussiseiklused väga teretulnud ongi vanemas eas inimestele koos sõbrannadega. Miks mitte, esmaspäev, programm on paigast. Kuid mis värvi on põdrapea, kes seda teab? Ta tuleb meie suunas. Tere, härra! Kui ära kiusa lasta, võtta ära! Ja kogu see hoov siin järsku. Oluline ei ole kohale jõudmine, oluline on see teekond sinna. Tervist ei ole seiklust, kui seiklust ei ole elu. Ja et ei oleks põhjust võtta välja noore pere laenu. Et oleks rahu ja veidi rõõmu. Mis sireen see on? Kas selle pommi sireen või? Vene droonid liikusid Poolas NATO baasi suunas ja see on tund aega tagasi. Kas te saate aru või? Mul tuli nii suur sõjapaanika, ma niigi kardan seda Putinit nagu täiesti. Kõige turvalisem koht, kus üldse olla, on ikkagi vanajumala selja taga ja miks mitte ka merejumala selja taga, nii et olgem hoitud. Ma sain nagu sõimata praegu sees, et see ei ole nagu minu suurus ja siis ma sain nagu õiendada, et ma üldse seda proovida tahtsin, lähme ära. Sul on tillamba või? Tõmbasen. Till tuleb ikka pika ilu peale. 2 nädalat, umbes 2700 kilomeetrit ratastel ja hulganisti meremiile. Rootsi, Taani, Poola, Baltikum. Ja üks väike beebi, kes dikteerib kogu tempot. Reia õppis käputamise selgeks. Peaaegu juba hakkas omal jalal kõndima, et saaks siia farmi tulla. Ei ole mingid memmekad. Tipphooajal reisida. Päris piraadid seiklevad ikka siis, kui teised koju jäävad. Tegelikult on karavaniga reisimine on tõeline luksus, sest see, mida inimesed ju kõik tahavad, on vabaduse tunne. Ja karavan annab sulle selle vabaduse tunde. Et ei ole nii, oi, hotell ootab, check in, check out, oi, on ju. Jätke võtmed välja poole, kui te lahkute, et võiks tulla keegi külla, keda ootate. Siin peaks reseptsioon olema kella 10 õhtul lahti, aga mis lahti ei ole, on reseptsioon. Ehk et... Keegi tuleb ehk külla, keegi kauge ja hea. Tša. Ja tulge sisse. Aga nii omavahel öeldes me võiksime sellele saatele alapealkirja panna Kristel Aaslaid läheb Tartusse, sest minu eesmärk on selle ringi lõpus jõuda Vanemuise lavale proovi.